kui juba matkatoidu proovimiseks läheb, siis Eesti käsitöö, vinnutatud veiseliha, terav, mis on meie jaoks täiesti kohane. Et see on Eestis toodetud. Nagu teada, siis vinnutamine on selline kuivatamise protsess. Et siin on kirjas ka, et 100 grammi toote valmistamiseks on kasutatud 285 grammi liha. Ühesõnaga vee arvelt läheb toode väiksemaks, vesi aurustub välja ja läheb väiksemaks. Väidetavalt see pidi väga terav olema. Niisama ilma külma õlleta ei söö. Aga õlle ma olen autoga, ma tahaks õlut nüüd praegu saada. Autos on õlut tõesti. Autos on külmkambriseks. Aga ma ei tea, kes sõidab siis. No iseenesest pakend on lahe. Mulle selles mõttes meeldib ja tõesti öko näeb välja. Ja eks ta öko on ka. Nii, proovime siis. Palju meil vett on? Oleks pidanud piima ostma äkki. Ai, ega ta nii hull ei ole. Minu jaoks on okei. Minu jaoks on okei. No kui sinu jaoks on okei, siis... Nii. Ma tundsin lõhna kohe. Tundsid? Hea lõhnen on ju. Vürtsine lõhn. See oleks nagu rebitud või ei ole lõigatud. Tegi tundub vaata nagu rebitud, aga ta on lihtsalt nii kuiv. Pane terve tükk suhu ikka. Ma kahetseks, ma terve tüki suhu panin. Veel ei tunne midagi, natukene närid siis. Kui sellest sellepärast ma võtsingi paar ampsu ennem. Ma keele peal juba tundsin korraks, et nagu... Tunnen. On ja on ju. Ta on täitsa mõnus. Mina tahaks küll õlut peale juua. Mõtle selle peale, et vähemalt hakkab soe, kui sa selle ära sööd. Nii, võta sa ka siis. No see on hea meelega seda. Võta poes ostetud, need on kuidagi... laksab päris hästi. Üks minu lemmikud on see. Aga tegelikult need eilsed vürtsikad kanasüdamed oli nagu... Nagu hullemad kohati. Jah. Et selles suhtes ei ole hullu. Aga ta on nagu kuivem kui näiteks poemad. Poemad on kuidagi ilmselt töödeldud kuidagi moodi ja nad on nagu sellised niisked ja nätsked ja lihtsalt. Aga see on ikka väga korralik. See on niisugune mõnus ka, kui sa närima hakkad, siis ta läheb niisugune lihamahlasust, tuleb kohe välja. Me ei ole niimoodi nagu poemat närid tükk aega, siis on niisugune tunne, et äkki on plastmass. Või saapatald. Jah, või saapatald ja võta veel üks tükk. No võtan veel. No ma võtan ka vähe. Oi, see on natuke paksend tükk, see on raudselt, see on selline... Mul täitsa õhkab. Täitsa õhkab, aga jaan. Üks parim kuivatatud liha, mis ma saanud olen. See on kohe näha, et on need risti peal need kuivanud. Muster on sisse jäänud. Selles suhtes on hea, kusjuures see... See paksem tükk on tõesti kreftine. Kes vürtsi armastab, siis tasub osta seda. Charki Productions vinnutatud veiseliha terav. Tallinnast teevad, jah. Enam ei tee Tallinnas. Enam ei tee Tallinnas. Aga saadavad üle Eesti. Paneme selle lingi kindlasti video alla ka. Jah. Link läheb kirja. Saate tellida endale. Neil tuli uusi asju juurde ka. Teriyaki tuli juurde. Teriyaki tuli juurde ja midagi ikka veel. Ühesõnaga. Kusjuures... Tundub, et see on aega väike kogus. Vaata, poes on need hästi suured pakid on ju. Ja seal on nii vähe sees. Ja see on selline natuke väiksem pakk ja vaatad, kurat, see on nagu tead. Palju seal neid grammi sees on? Net on 50 grammi. Poemadel on ka 50 grammi või 75 grammi. Aga pakend on ju kõvasti suurem. Pakk on kõvasti suurem. Sellega petavadki ära, et oi, näe, vaata kui suurem. Ai jah. Võtka ma võtab. Selles suhtes on hea, pakend on ju iseenesest täis ja ta ei ole nagu ikka täis.
kui vaata nagu paksust vaadata. Paksust vaadates on ikka silmini topitud, jah? Jah, et ma ei tea, ma ostaks enne seda. Sest siin saad aru, et noh, ei ole pakend suur ja toode väike, noh, nagu krõpsupakkidele, et pool on, heal juhul pool on sees. Noh, selles mõttes, mõne krõpsupakid on natuke rohkem ka, aga see, ei. Täna pidime proovima uut krõpsu ka ju. Jah, ei, krõpsu ka ikka. Rämpsu peab ka sööma. Selles suhtes on ta päris hea. Hakkas sul soe nüüd või? Mul suu õhkab. Mul see paks tikk läks kohe tagumise keele otsa peale ja laksas päris hästi praegu. Et paneme lingi alla, saate proovida. See on taas suletav. Saate kinni panna, et ei lähe seal niiskeks ilusti. Ja üleüldse on ju tegelikult viinutatud liha on selles mõttes hea, et kui lähed matkale või lähed mingi spordiüritusele, kus sa ei saa otseselt ju süüa midagi. Võistluste vahepeal viinutatud liha on ju hea allikas. Toiteallikas selline. Ja ta ju, noh, on ju ka puhas selles mõttes liha. Siia ei ole väga säilitusaineid ka pandud, nii et see on nagu suur pluss selles suhtes. Võib-olla on lihtsalt see, et siin on, noh, see on igasugune petnisu ja hau, sidrunõli, maitsetaimed, vürtsid. Säilitusaine on kaaliumsorbaat. Noh, midagi peab olema selles mõttes, muidu ta läheb nagu väga kähku nagu käest ära. Aga see on näiteks, kuna meil saime selle eelmine nädal. Vist oli või üle-eelmine, ma ei mäleta. Ühesõnaga veebruari lõpus. Jah. Jah, nii. Ja siin on kõlblikuni on 0804. Et üldiselt nagu terve igavik ei säili. Et ühesõnaga ikka nagu puhas asi, et tal võib nagu ikkagi mingist ajast nagu ikka roiskuda, et ei ole vaatad, ostad endale lihapaki ja siis vaatad, et aegumise aeg on 2 aasta pärast, eks ole. Et see on nagu... Ei ole nagu see ameeriklastel on see burgerkänn, mis on kuradi topitud sinna konservipurgi sisse see burger, mis säilib 10 aastat. Toda küll isu süüa ei oleks, liiga pikk säilivusaeg on nagu veits... Huvi pärast peaks tegelikult tellima seda peekonit, konserveeritud peekonit. Et jah, paneme lingi alla teile, siis saate uurida ja vaadata koostist ja valida, mis nagu maitsetest tundub teile sobivam. Jah, ja siis küll on rähk. See liha hakkab meiega igas videos kaasas käima. Jah, me üldiselt hakkame seda nagu kaasas kandma ja kuna Eesti oma inimesed teevad, siis miks mitte nagu toetada ettevõtet. Eesti ettevõtet, Eesti maist.